Tartu heategevusliku noorteühenduse Leo klubi Torpat korraldab reedel heategevusliku kontserdi Tunnetus. Selle kontserdiga kogutakse raha Emajõe koolile tunnetustoa sisustamiseks. Eeva Esse räägib lähemalt. Robert on pealtnäha täiesti tavaline 17-aastane poiss. Talle meeldib sõpradega koos linna peal käia, tegeleda spordiga ning kuulata käredamat rockmuusikat metsatöölust Metallicani. Kuid Robert on suurema osa oma elust olnud pime. Nägemise kaotamine ei ole väga poissi mitte milleski takistanud. Ma käisin 9 aastat Põlva tavakoolis. Õppeedukus on täiesti korralik. Üle 1/3 pole tunnistusel olnud. Koolis meeldib mulle humanitaar rohkem kui reaalained. Mulle meeldib lugeda ja ma pean ennast sportlikuks ka. Robert tegeleb Eesti mastaabis tipptasemel pimelauatennisega. Pärast põhikooli lõpetamist Põlvas asus ta õppima Tartu Emajõe kooli, kus lisaks temale saavad nii tavakooli õppekava kui ka lihtsustatud ja toimetulekuprogrammi alusel haridust veel 60 pimedat last ja noort. Võrreldes paljude teiste Emajõe kooli õpilastega on Robert väga iseseisev ning tema teised meeled on hästi arenenud. Selleks, et ka teised Emajõe kooli kasvandikud Roberti moodi edukalt hakkama saaks, on kool plaaninud rajada nägemispuudega lapsi arendava tunnetustoa. Lähemalt räägib Emajõe kooli direktor Arvo Patak. Kui nüüd nägemispuudega, eriti nägemisliitpuudega lapsel kaasneb tihti sensoorne häire, mille puhul näiteks võib olla nõrk reaktsioon puudutustele, liikumisele, valgusele, helile, ülitundlikkus näiteks puudutusele, siis tähendab selles samas tunnetusruumis me saame need tajusid arendada läbi tegevuste ja läbi nende vahendite, mis siis sellesse tunnetusruumi sisustamisel kaasnevad. Kirjeldage palun raadiokuulajale, milline see tunnetustuba välja näeb? Ütleme nii, et selles toas on võimalik kasutada erinevaid lõhnasid, erinevaid materjale. Sellised toal on tavaliselt mullitoru, kus laps fikseerib pilgu valgusele, jälgib värvide vaheldumist. Seal toas on fiiberkiud, laps tajub fiiberkiudusid kätel ja jalgadel. Seal on olemas projektor, laps märkab värvide segunemist seinal. Seal on olemas peeglid, kus laps märkab ennast, vibrotoru, kus laps tajub vibratsiooni. Lisaks on seal taktiilsed erinevad materjalid, mis arendavad näiteks kuulmist, on olemas aroomideraapia aparaadid, mis arendavad lõhnataju, nii et vahendid on seal palju. Kellele see eeskätt mõeldud on, kas pisematele, suurematele, vaegnägijatele või siis juba täiesti pimedatele? Vanuselist piirangut ei ole. Eelkõige võiks seda ruumi muidugi kasutada väiksed lapsed ja nägemisliitpuudeliste lapsed, kellel on siis need sensormotoorsed arendamist vajavad tajud. Aga samas muidugi võib ka selles ruumis läbi viia psühholoog oma vestlusringe, füsioterapeut ravivõimlemist, algklassides võib isegi näiteks läbi viia muinasjututunde. Kas laps kasutab seda üksinda või on seal vaja ka juhendaja abi? Me üldiselt eeldame, et selles ruumis oleks siiski vaja täiskasvanupoolne tegevus, aga kuna seal on olemas ka kaamera ja keskkond on turvaline, siis võib ka laps üksi olla. Üks võimalus muidugi on näiteks koolituses, kasutades kaamera võimalust võib lapse ja õpetaja tegevust jälgida. Seal on ka salvestav kaamera, mis annab võimaluse lapse käitumist ja tegevust hiljem analüüsida ning samamoodi ka õppevideosid teha sisekoolituse jaoks. Kui rääkida nüüd näiteks maailma praktikast, kas tunnetustoa kasutamise puhul on olnud ka reaalseid silmaga nähtavaid tulemusi laste arenemise puhul? Kui me käisime nüüd Riias ja oleme käinud Jyvaskyla koolis, siis me oleme küll näinud, või õigemini kuulnud, tagasiside on küll väga positiivne. Sellest meil see mõte tuligi. Kas Eestis ka selliseid tunnetustubasid on? Kui sellise nime all guugeldada, siis nagu konkreetselt ei leidnud, aga keegi ütle, et teise nime all võib olla järsku. Ilmselt, kus võivad olla liitpuudega lapsed, siis ilmselt sellised ruumid, kui ei ole, siis nad peaksid seal olema. Et kui olete ise kolleegidega suhelnud, siis pole nagu jutusest välja tulnud, et seal koolis on ja seal koolis äkki on? Ei ole kuulnud, sest ega me seda ruumigi nüüd sisustades ja sellega plaani pidades me oleme näinud, et see on suhteliselt kallis lõbu, et mis võtab eelarvest küllaltki suure raha ära. Kui nüüd jutt raha peale läks, siis palju sellise ruumi sisustamine võib maksma minna? Nagu ma aru saan, siis ruum kui selline on koolil endal olemas ja eesmärk on sinna ruumi asjad saada. Palju need asjad maksavad? Väga raske on ütelda.
nad võivad minna sinna 10 000 euro juurde. Vahendid on kallid asjad ja üldjuhul neid siit Eestist ei saa, neid peab kuskil mujalt tellima, nii et nad on kallid asjad. Emajõe kooli tunnetustuba ongi hetkel lihtsalt täiesti tühi ruum, sest selle sisustamine pimedaid lapsi arendava tehnikaga ning mänguasjadega käib koolil paraku üle jõu. Abi ei tulnud aga kaugelt otsida. Tartu heategevuslik noorteühendus Leo klubi Torpat otsustas oma 5. tegutsemisaasta puhul korraldada suure kontserdi, mille tuludega Emajõe kooli tunnetustoa sisustamist toetatakse. Heategevuslikust kontserdist räägib lähemalt Leo klubi president Jürgen Jõgeva. No see idee nagu koosneb 2 osast, et kõigepealt tuli nagu mõte kontserdist, kuna meil täitub siin ka 5 aastat kevadel ja siis tahtsime seda kuidagi ära märkida, mõtlesime, et üks hea kontsert võiks olla. Ja siis kuidagi plaan kasvas, et võiks olla kohe siuke suurem kontsert ja võtaks kohe Tartus ühe siuke suure saali ja kutsuks sinna väga ägedad artistid. Ja siis loomulikult, kuna me Emajõe koolile oleme ka nagu siin viimatigi talvel tegime lindistasime audioraamatuid, kuidagi tundus selline sümboolne, et muusika, mis on nagu üks nägemise vorm, siis võiks toeta neid inimesi, kes on vaegnägijad. Tundus kuidagi väga sümboolne. Kes teil kontserdil esinevad? Väga kõrgetasemeline koosseis astub meil üles seal kontserdil. Esimene nendest ilmselt pikemat tutvustamist vaja on Lenna oma bändiga ja teine on samuti väga andekas noor džässmuusik Kadri Voorand oma trioga. Ja lisaks peaks tulema veel väikene üllatusesineja ka Emajõe kooli poolt. Leo klubi Torpat heategevuslik sünnipäevakontsert Tunnetus toimub reedel 4. mail Tartus Vanemuise kontserdimajas. Kontserdi tuludega toetatakse pimedate laste arenguks olulise tunnetustoa sisustamist. Uudis Plussile Eva Esse.